Tere kõigile, Mateus Oko siin. Soovin teid soojalt tervitada Libralursi kanalil, kus täna tutvustame teile oma uusimat lanti Kopiat. Kopia. Praegu on see saadaval ühes suuruses 7,3 tolli ehk 186 mm ja kaalub 40 grammi. Pakend 1 tükk. Praegu on saadaval 12 värvi, mida kohe teile näitame. Nagu juba mainisin, on see lant mõeldud ainult vertikaalpüügiks. Isiklikult kasutan meie kopiate varustamiseks 2 põhilist rakendust. Kasutan varustuseks 28 grammist wolframpead koos tugeva haugikonksuga, mis on kinnitatud jämeda sägapunutisega, et lant liiga jäigaks ei muutuks. Aga seda ainult siis, kui kasutan väga õhukesi trosse, kui ilm on halb, tingimused rasked, suur laine ja tugev tuul. Seega püüan ma varustust kergemaks teha, kasutades väga õhukest trossi ja mul õnnestub minna isegi 28 grammini ning saan landi tõhusalt esitada. Järgmine võimalus on niinimetatud kalapea. Meie turul on väga palju vertikaalpüügi peade tootjaid. Siin on näiteks pea tukle eest. Lõikame lihtsalt kergelt meie kalapea otsast. Sobitame selle kehaga ja seejärel varustame nii, et kinnitan seljauime kõrvale ühe 0 suuruses kolmikhaagi. Kui püüan väga põhja lähedal ja kalad on kapriissed, võtavad sööta õrnalt, tõstavad sööta ehk siis ei ole piisavalt agressiivsed, et kogu sööta rünnata, siis muudan oma rakendust altpoolt. Siis kasutan pead, millel on võimalus kinnitada kolmikhaag altpoolt. Kohe näitame teile, kuidas sellist komplekti teha, kuidas kõik kokku panna nii, et kõik omavahel hästi sobiks. Isiklikult kasutan seda pead siis, kui Blackes Logtail, meie järgmine mudel, mida teile järgmises osas näitame, ei ole eriti tõhus ega paista vees hästi silma. Nagu näete, on sellel peal altpoolt lame konstruktsioon, mis tekitab väga suure varju. Nagu te teate, näevad kalad suurepäraselt ülespoole, taevataustal ja see vari on tõesti väga suur ning provotseerib kalu ründama. Praegu on ideaalne aeg peaga püügiks, sest on juba novembri lõpp. Nagu te teate, seisavad kalad juba väga sügaval ega ole eriti valmis meie lantide poole tõusma ega neid taga ajama. Siin suurtes sügavustes kasutan ma pead lillakas sinises värvitoonis. Selle värvi kujundasin ma spetsiaalselt just sügavates vetes püügiks. See on kosmosevärv. Altpoolt on see lilla, sellel on sinine sädelev kere ning lisanditeks mustad uimed. Ma ei tea, kas te teate, aga üle 8 meetri sügavusel on lilla värv kõige nähtavam. Soovitan kindlasti seda värvi proovida, ärge jätke tumedaid värve sügavas vees tähelepanuta. Kopi on lant, mida me testisime peaaegu 2 aastat. Alguses oli palju puudusi, näiteks õhukesed uimed, mis küll töötasid väga kenasti, kuid ei naasnud oma algsesse asendisse, mistõttu oli miinuseid rohkem kui plusse. Nüüd oleme suutnud juba uimede paksuse ja tugevuse sobivaks timmida. Lant oli kergemaks tehtud ja madalamaks muudetud, ka kere ülaosa oli siin õhemaks tehtud. Külg- ja sabauimed. Siin on see väga tugevalt kitsendatud, väga õrn, et töötaks ka kõige väiksema, kõige õrnema ridvatipu liigutuse peale. Uimed liiguvad väga kenasti üles ja alla. Nagu näete, kui natukenegi liigutada, siis need liiguvad kogu aeg kaasa. Seega, mida vähem me landiga ridvaga töötame, seda parem. Eriti kui püüame jõgedes, siis tuleks ridvatippu võimalikult vähe liigutada, ei tohi lanti jõnksutada.
Isegi kui kala on landile väga lähedal, ei tõmba me seda kiiresti eest ära. Teeme ainult õrna ridva tõstmise, et kala üles tõsta, et tal oleks aega hoogu võtta ja lanti rünnata. Me ei tõmba kiiresti eest ära, sest see ei ole võidujooks. Ma arvan ka, et teil on palju rohkem võtte, kui te ei tõmba lanti liiga kiiresti eest ära. Isiklikult püüan Peipsi siiga. Ma ei tea, kas ma juba varem mainisin, aga püüan väga põhja lähedalt. Nii et mõnikord kaob lant mul üldse vaateväljast ära ja ma ei näe seda. Kui koha on tugevalt põhja küljes kinni, siis juhtub tihti nii, et me ei näe isegi võttu, vaid on lihtsalt ridva äravõtmine. Väga tugev võtt. Ja siis võite varustuse asemel panna konksu teistpidi, keerata ja lüüa selle kõhtu. Siis on lant väga madalal põhjakohal. Meil on kolmikkonks ja see koha lihtsalt hüppab ligi ning tihti lükkavad nad meie kummilante alt üles. Nii et siis on parem panna konks ülemise aasa asemel alumise aasa külge ja lüüa see kõhtu. Nii et proovige seda. Nüüd kohe näitan teile, kuidas näiteks saab lantile rakenduse teha, lõigates pea ära ja keerates sisse kruvi, kas pliist või kalapeaga. Muide, kirjeldused leiate meie kataloogist koos soovitatud kolmikkonksude ja raskustega. See lant töötab hästi alates 50 grammist. Väga hästi, ta on stabiilne. Võib kasutada ka isegi 28 grammist wolframist pead, aga siis peab vesi olema rahulik ja ilm tuulevaikne. Kõigest saate teada meie kodulehelt. Siin, nagu näete, on meil mõned asjad õige rakenduse jaoks. See on kalapea kujuline jigipea. See, nagu ma varem mainisin, on tavaline ümmargune keeratav pea. Kolmik koos 0,50 punutisega lantide rakendamiseks. Tuleb teha õrnalt, et neid mitte liiga jäigaks muuta. Ma ei tea, kas ma juba ütlesin. Kolmik ja wolframpea, millelt me varem konksu ära lõikasime. Võib-olla alustame kalapea kujulise jigipea kinnitamisest landile. Lõikame sellise naturaaltooni landi. Võtame pea ja sobitame selle nii, et see ilusti kokku sobiks. Märgime sõrmega koha ja lõikame landilt pea ära. Seejärel paneme pea paika ja keerame selle külge. Tuleb hoida sirgelt, et kõik ilusti kokku sobiks. Nii ongi pea keeratult küljes. Järgmine oluline etapp. Ühendusrõngaste hoolikas kinnitamine kolmikule koos pöörlaga. Võtame nüüd ette ühendusrõnga ja kinnitame sellele kindlalt topeltpöörla, et tagada kogu süsteemi stabiilsus ja laitmatu funktsionaalsus. Ja kinnitame ühendusrõngale topeltpöörla. Seda võib teha spetsiaalse rõngatööriistaga. Mina olen harjunud kasutama tangisid. Mul käib see tangidega palju kiiremini kui rõngatööriistaga. Kui kalakorv on olemas, saame selle peas oleva aasa külge kinnitada. Nüüd kinnitame selle korvi külge teise ühendusrõnga ankruga. Meil on haardekonks. Meil on nüüd valmis meie oma spetsiaalne sööt. Järgmiseks sammuks kinnitame hoolikalt õngekorvi külge tugeva ja vastupidava rõnga. Seejärel kinnitame sellele rõngale kindlalt ja ettevaatlikult kolmikkonksu, mis on valmis püügiks. Nii on meil tugevdus tehtud.
See on väga turvaline rakendus. Näiteks, kui meie kalakorv katki läheb. Punutised võivad tihti kuluda või haugihambad võivad need läbi närida. Kui teeme lühikese rakenduse, on hea kasutada topeltkorvi. Mõõdame vahemaa välja. Lööme läbi. Mina teen veel nii, et lõikan uime sisse sälgu. Kinnitan konksu kindlalt ja veendun, et see on siia kenasti ja turvaliselt paika loksunud, tagades stabiilse ühenduse. Meil on siin käes kvaliteetne ja vastupidav teraspea, mis on valmis kasutamiseks. Nüüd demonstreerime teile üksikasjalikult tavalist kruviga pliipead, mis on laialdaselt kasutusel. Söödaks nihutame ettevaatlikult ja seejärel keerame sööda hoolikalt ja täpselt sisse, et see oleks kindlalt paigas ja valmis püügiks. Sel viisil on meil kinnitus turvanõela külge. Ja allpool on kinnitus meie lisakonksu jaoks. Kui tahame seda kasutada madalas vees, kus kalad on väga väikese vahemaa kaugusel, kus on ainult väikesed näksamised ja õrnad puudutused, siis kinnitame konksu kõhu alla. Komplekti panin juba varem valmis, et ei peaks seda uuesti näitama. Nagu ma varem näitasin, ühendusrõngas, pöörl, ühendusrõngas ja konksud. Siin on meil üksik pöörl, sest tahan selle kinnitada otse kõhu keskele väiksema konksuga. Nüüd on meil konksud koos kinnitustappidega. Võime kasutada ka tavalisi konkse, lüües ühe sisse. Siin on meil varustatud luts, kui kalad tulevad ligi ja altpoolt löövad sööta või kui me püüame. Madalas vees on sageli suur vahe, kui tõhusad on haakimised, kui kinnitada konksud kõhu alla. Nüüd on siin minu ultralikt rakendus. Lõikan kombitsatega konksu tavalise džigipea Wolframist pea küljest ära. Lõikan konksu ära, painutan veidi kinnitust, et kumm ära ei libiseks ja torkan selle sööta. Siitpoolt pealt saame liimida, suruda ja kinni hoida. Ma ei hakka teid sellega praegu tüütama. Seejärel, kui pea on sööda sisse torgatud, võtame tavalise klassikalise kolmikhaagi koos kinnitustega. Siin on mul just klassikaline variant valmis pandud. Seome 0,50 paksuse punutise ilma sõlmeta ümber varre ja teeme lühikese lipsu. Seda lipsu saab reguleerida, keerates seda punutise ümber, kas juurde keerates või lahti keerates, et reguleerida kolmikhaagi kaugust meie landi esimesest rõngast. Ehk siis saame selle lõplikult ja kindlalt kinnitada, täpselt paika panna ning seejärel hoolikalt ja ettevaatlikult kolmikhaagi sisse torgata, et kõik oleks korrektselt ja turvaliselt tehtud. Parem on kolmikhaag kaugemale nihutada, kui meil on ainult 2 haru. Üks haru on mitteaktiivne, sest see on landis sees, nii et ma torkan selle siia sellisel lõdval moel. Kui me võtame meie karabiini rõngast kinni, ei tohiks landiga mingit probleemi olla. On olnud mõned juhud, kus aas libiseb maha, aga siis ripub see ikkagi karabiini küljes, nii et kõik on korras. Wolframist pea 28 grammi, õhuketamiil ja saame peenelt ning. Flaušis õrnalt näiteks põhja koputada, kuna Wolfram ei deformeeru nagu pliid. Siis on röövkala rohkem valmis ligi ujuma, vaatama, mis toimub ja ründama. Lant on juba valmis, nüüd vaatame, kuidas see vees töötab.
aitäh, et vaatasite tänast videot. Järgmises osas räägin järgmise mudeli Starli Vertical Pelatsik Slugtail mitte ainult vertikaalpüügiks, vaid ka viskelt liveiga püüdmiseks.